Tere õhtust minu poolt. Mark, kas sa oled ka meiega? Tere, olen meiega. Nii tore. Meie üksteist näeme ja teised näevad meid ka, aga saavad meilt siin chati kaudu küsimusi küsida. Mina olen Katrin Elaks. Hästi suur rõõm on näha nii palju inimesi, kes on meiega ühinenud Migreventioni aprillikuu webinaris. Ja otsustasime, et aprill on selline tore kuu, kus vahekokkuvõttena mitte arutada ühte konkreetset peavaluga seotud teemat, vaid hoopis arutada neid küsimusi, mis meid kõiki ja teid kõiki vaevavad. Meiega koos on doktor Mark Brzezinski, Eesti üks kõige paremaid peavaluneurolooge. Mark saab ennast ise ka tutvustada ja Mark on ka üks Migreventioni kaasasutajatest. Mark, ma annaksin sulle sõna lühikeseks tutvustuseks sinu enda ja seose kohta peavalu ja peavalu patsientidega ja siis hakkaksin küsima lugematut arvu küsimusi, mis meieni juba jõudnud on. Minu poolt Mark Brzezinski, olen siis neuroloog, vanemarst õppejõud Tartu Ülikooli Kliinikumis, spetsialiseerunud kitsamalt peavalude temaatikal ja olen Tartu Ülikooli Kliinikumi peavalukliiniku asutaja. Oleme selle kliinikuga kõvasti arenenud nende aastate jooksul, mis me oleme teinud, nii et praeguseks meil on peavalukliinikus 4 peavaluarsti, 3 peavaluõde, 1 füsioterapeut, 1 kliiniline psühholoog, nii et me pakume ka sellist kõige efektiivsemat peavalude ravi, milleks on siis multimodaalne ravi, ehk siis sisuliselt tähendabki sellist kompleksset käsitlust nendele inimestele, kes kannatavad sagedast või krooniste peavalude all. Olen juhtinud Eesti Peavaluseltsi 2 perioodi järjest ja siis olen olnud Euroopa Peavalu Föderatsiooni juhatuses ja Ülemaailmse Peavaluseltsi juhatuses. Nii et ka teadustegevuses keskendun peavalu temaatikale ja tegelen kliinilise teadustegevusega selles valdkonnas. Sain nüüd vist päris põhjalikult. Nüüd sai päris põhjalikult, Mark, sind kõikidele meie kuulajatele tutvustatud. Ja meie oleme Margiga peavaludest varem ka rääkinud ja Mark on varem ka Migreventioni webinarides ja ka podcastides osalenud. Aga ma arvan, et see annab just õige aluse selleks, et nendele küsimustele vastata. Üks küsimus, mis sageli Migreventioni webinaris ka niimoodi pinnale tõuseb, on see, et millele võiks enne neuroloogi vastuvõttu, kui juba sinna jõuda, osata mõelda, mida üles märkida, mida teha, et arsti küsimustele paremini vastata. Peavalude jälgimine on siin võtmesõna, et inimene peab ära tundma oma peavalu ja selle all me mõtleme seda, kus täpselt pea valutab, kui sageli pea valutab, kas on ainult peavalu või koos peavaluga käib veel mingisugused veel kaasuvaid sümptomeid, mis tulevad peavaluatakiga ja lähevad peavaluatakiga. Kindlasti sageduse pidamise juures soovitakse pidada peavalupäevikut, sest mälu järgi sageli juhtub nii, et see varieeruvus on suurem, sest inimene ei pruugi väga täpselt mäletada, kuidas ta pool aastat või aasta tagasi valutas ja mida pikema perioodi jooksul peavalupäevik on inimesele nii-öelda peetud, seda lihtsam on teha ka teatud raviotsuseid, aidata inimest. Kasuks on kindlasti ka see, kui inimene
paneb kirja, missuguseid ravimeid ta on tarvitanud, missuguse efektiivsusega, mis annustes. Efektiivsuse all me mõtleme seda, et kui kiiresti nad aitavad, kui inimene võtab valuvaigisteid näiteks, aga ka meeles pidada näiteks erinevaid profülaktilisi ravisoovitusi, mis võib olla juba eelnevalt, kas perearst on soovitanud näiteks. Ja kui on juba teada, et inimene profülaktilise ravi aspektist on mingisuguseid ravivariante proovinud ja on ikka jõudnud neuroloogile, sest nad ei ole aidanud, siis see välistab seda varianti, et me läheme nagu mõttetult teisele ringile, kui me juba teame, et üks või teine ravi lähenemine antud juhul ei aita. Ja see on tõttu öelda igapäevas praktikas on mul suhteliselt sage nähtus, et inimene ütleb jah, et mulle kirjutati rohtusid, aga ma absoluutselt ei mäleta seda nime ja rääkimata annustest ja mõnikord ei osata isegi meelde tuletada, et kui pika aja jooksul on rohtu võetud. Nii et mida põhjalikum see ülevaade on kohe esmasel visiidil, seda kiiremini läheb esiteks, et arst saaks paremini aru peavalust ja rohkem jääb aega, et keskenduda just ravisoovitustele. Ehk siis peavalupäevik ikkagi on see tööriist, mida patsient saab ise täita, millega ise tegeleda ja sellega anda spetsialistile sellist head sisendit, et siit me saame koos edasi minna. Ja peavalupäevik on sellise jälgimise standard üle maailma kõikides peavalukeskustes, et see on selline A ja O. Suurepärane. Küsin ühe vaheküsimusena, sa rääkisid profülaktilistest ravimitest ka. Millised need ennetavad ravimid täpselt on ja millised võiksid need episoodide puhul võetavad ravimid olla? Me oleme sellest rääkinud varasemates webinarides ja saame sellele ka hiljem viidata, aga lihtsalt üle korrata, et mis need episoodilise migreeni ravimid on ja mis on ennetava migreeni ravimid enamasti? Esimesed, sa ütlesid episoodiliseks, see on hooravimid, nagu me neid nimetame, et need on valuvaigistid, et nad võivad olla migreeni spetsiifilised või migreeni mittespetsiifilised, need, mis praegu kättesaadavad, meil on triptaanid, selline grupp ravimeid, mis on migreeni spetsiifilised valuvaigistid. Ja profülaktiliselt kasutatakse väga erinevaid ravimgruppe, tükk aega need olid kõik mittespetsiifilised ravimid, teatud tüüpi antidepressandid, teatud tüüpi vererõhuravimid, teatud tüüpi antikonvulsandid, mõned ravimid veel. Nüüd on see teadus nii palju edasi läinud, et nüüd meil on olemas ka juba migreeni spetsiifilised profülaktilised ravimid, mida me nüüd oleme juba 4. aastat Eestis juba kasutamas, on spetsiifiliselt migreeni vastu välja töötatud monoklonaalsed antikehad, mida jutumärkides nimetatakse bioloogiliseks raviks. Nii et see tohutult nagu palju areneb kogu see migreeni ravi valdkond ja võib-olla etteruttavalt võin öelda ka seda, et lähima mõne aasta jooksul on lisandumas veel mõned ravimgrupid täiesti uued, mis on spetsiaalselt migreeni jaoks disainitud ja mis on praegu juba läbinud või just läbimas lõppfaasis ravimiuuringuid. Väga tore, see annab üle sellise, minu enda migreeni ajalugu on päris pikk ja uute ravimite tulek annab alati migreeni patsiendile lootust, et midagi läheb paremaks. Meil on tulnud küsimus, et patsiendile on neuroloog öelnud, et migreen on ravimatu haigus ja tuleb ära kannatada. Kuidas selline patsient peaks hakkama saama? Võib-olla see kõlab natuke ebakollegiaalselt, aga mina soovitaks võtta teist arvamust teise neuroloogi käest sellisel juhul, sest tegelikult jah, et keegi ei oska maailmas migreeni nagu välja ravida, aga lihtsalt kannatamine, see mõjub laastavalt elukvaliteedile, eriti teades seda, et migreen on kõige enam elukvaliteedi langetav haigus inimesel üldse. Ja arvestades kas neid ravivõimalusi, kuidas me saame aidata nii hooravimite kui ka profülaktilised ravimid, me enamasti saame leevendada ja aidata inimesel kontrolli alla saada migreeni, et ta ei mõjutaks nii palju igapäevast elu. Aitäh, Mark, selle vastuse eest ja ma loodan, et see annab küsijale ja ka teistele palju julgustust.
siinkohal julgustan ka kõiki, kes meid kuulavad, küsimusi juurde küsima ja selleks võite kasutada siin all olevat questions ja answers vormi või kirjutada oma küsimuse chati. Me rääkisime hetkel mõni hetk tagasi ka migreeni ennetavatest ravimitest või erinevatest uutest ravimitest. Kas botoksi süstid aitavad migreeni vastu? Teatud migreeni vormi puhul, mida nimetatakse krooniline migreen. See on selline migreeni, öeldakse, et kõige raskem variant, mille puhul siis inimesel on peavalusid rohkem kui pooltel päevadel kuus, on botoks tõepoolest näidustatud ja tegelikult see näidustus on juba 12 aastat tagasi tulnud globaalselt. Eestis ametlikult 2011 näidustus kinnitatud ja me oleme kõik need aastad botuliinoteraapiat kroonilise migreeni profülaktikas aidanud, et selle puhul on väga kindel protokoll, et see ei ole lihtsalt botoksi süstimine suvalisse kohta suvalises annuses, vaid seal on väga kindlad süstekohad, väga kindel sagedus, väga kindel annus ja tehakse seda iga 3 kuu tagant. Aitäh, Märk. Meile tuli üks hästi oluline küsimus. Ja ma arvan, et see tuleks võib-olla meil iga webinari alguses üle korrata. Millisel juhul nimetatakse peavalusid migreeniks? Migreen on üks esmase peavalu vorme. Esmane tähendab seda, et see haigus ise tekitabki valu, et see ei ole mingi muu kahjustus või muu haigus, mille sümptomiks on peavalu, vaid see ongi üks nendest peavalu haigustest. Ja migreenil on väga kindlad diagnostilised kriteeriumid ehk nad toetuvad sellele, kuidas see migreeni peavalu väljendub. Ja kõige tüüpilisem selline migreeni kirjeldus on korduvad atakid, mis kestavad, kui nad on ravimata või ravile mitte alluvad 4 tunnist kuni 3 päevani. Valu on tavaliselt ühepoolne, kuigi võib ka kahepoolne, et valutab üks pool pead ja enamasti öeldakse, et see valu on selline tuksuva või pulseeriva iseloomuga. Intensiivsuselt tavaliselt kas mõõdukalt tugev või väga tugev. Ja migreen on niivõrd kompleksne ajuhaigus, mille puhul need sümptomid migreeni hooajal ei piirdu ainult valu endaga, vaid sellega kaasuvad veel teised nähud nagu valgus, müra talumatus, iiveldus, sageli oksendamine ja reeglina inimene migreeni ataki ajal ei talu sellist tavapärast liikumist, ehk eelistab olla paigal, kas pikali või siis istuvas asendis. Ehk siis migreen on spetsialisti jaoks kirjeldamise alusel täiesti äratuntav eritüüpi peavalu. Just nimelt. Ja tegelikult kõik esmased peavalud, nende diagnostika põhinebki sellel, kuidas inimene kirjeldab neid. Ehk siis see ongi, et mida inimene tajub nende atakide ajal, see annabki diagnoosi, sest esmaste peavalude puhul ei ole ühtegi uuringut, ei ole ühtegi analüüsi, millega me saaksime näidata või niimoodi näpuga näidata, et see on see analüüsi või uuringu vastus, mis ütleb, et teil on migreen või mingi muu peavalu, et seda me nimetame kliiniliseks diagnoosiks. Ja migreen tõepoolest ei paista ka välja, et nähtamatu haigus. Tagasi ravimite juurde. Kuidas peaksid patsiendid tulema toime pikkade ravimite katsetustega enda peal, eriti kui need katsetused on sageli mitte edukad? Kui siin on mõeldud hooravi ehk siis need valuvaigistid, siis iseenesest me teame, et need tavalised valuvaigistid ongi migreeni puhul väheefektiivsed. Palju suurema efektiivsusega on just migreeni spetsiifilised rohud ehk triptaanid. Meie tingimustes nad on retseptiravimid ja nende võime migreeni atakke peatada on kordades parem kui tavalistel valuvaigistitel. Ja ka tänu sellele, et nad on migreeni jaoks disainitud, nad on väga sellise kitsa mehhanismiga, väga spetsiifilised, tegelikult nende taluvust peetakse ka oluliselt paremaks kui just nendel üldistel valuvaigistitel.
ehk siis seda gruppi üldiselt peetakse väga ohutuks raviks. Jah, nagu iga ravimil on väga kindlad vastunäidustused teatud haiguste puhul, millal ei tohi neid kasutada. Aga kui neid haigusi ei ole, siis neid peetakse ohutuks. Teine pool sellest küsimusest minu silmis on see, et kui inimene sageli tarvitab valuvaigisteid, siis seal peaks jälgima teatud piire, mida ei tohiks ületada, et siis valuvaigistite tarvitamine vahet ei ole, kas nad on üldised valuvaigistid või on nad migreeni spetsiifilised, seal on teatud piirid sagedamini kui 10-15 päeva kuus tegelikult neid ei tohiks võtta. Eelistatud on migreeni hooravi monoteraapiana, mis tähendab seda, et üks toimeaine, et tablett ei sisaldaks rohkem kui ühte toimeainet. Kuigi me teame, et meil on kättesaadavad sellised valuvaigist, kus on mitu toimeainet. Sellist polüteraapiat, kus on tõesti mitme preparaadiga on vaja migreeni hoo kupeerimist või migreeni ataki peatamist saavutada, seda rakendatakse siis, kui tõesti inimene on ära proovinud monoteraapiana erinevaid preparaate ja ikka see efekt jääb puudulikuks. Et sellisel juhul väga kindlad kombinatsioonid, mida soovitakse kasutada, aga jällegi seda ei tohi liiga sageli teha, et see ületarvitamist peaks nagu igal juhul vältima. Üldiselt, et hinnata iga konkreetse ravimi efektiivsust migreeni ataki ravis, öeldakse, et peaks ravima vähemalt 3 järjestikust ataki ühtemoodi. Teinekord ma näen peavalukliinikus ka sellist näidet, et kui inimene on ühe korra tableti proovinud, see ei ole seekord teda aidanud, et ongi kohe sellest loobunud. Aga piisavalt palju on neid patsiente, kes vaatamata esimesele ebaõnnestunud hooravile proovivad veel ja siis hakkab see toime tulema. Nii et öeldakse, et kui 3 hoogu on ravitud ilma efektita, siis me pigem ütleme, et see ravim inimesele ei aita. Muidu see jääb nagu selliseks natuke lahtiseks, et kas ta võis aidata 50% efektiivsusega näiteks või siis 2/3 atakidest võtab ära 1/3 ei võta. Ja samuti seal, miks siis me tuleme selle tänase webinari esimese küsimuse juurde, et kuidas jälgida võiks ka seda, et millal ma võtan seda rohtu, et teatavasti migreeni puhul on hästi oluline migreeni hoo alguses seda rohtu võtta. Jällegi, kui inimesel juba migreen on migreeni atakk mitu tundi kestnud ja ta võtab alles siis ravimit, siis ta tõenäoliselt toimibki kehvemini. Nii et ei saa öelda, et ravim on mitte efektiivne, kui inimene on võtnud juba väga tugevaks läinud ataki ajal ja proovinud seda ainult ühte korra. Ja see on nüüd niimoodi hooravimite puhul on ju? Hooravim, jah. Siis kui me räägime profülaktilistest, siis see on hoopis veel eraldi teema ja neid ei saa ka võtta ühte tabletti ja öelda ühe tableti puhul, et mulle ei sobi. Ja seal on kuurid, inimesed peavad kuuridena neid võtma, seal on minimaalsed sellised kestvused igal preparaadil on, millal me ütleme, millal me saame üldse hinnata, kas ta toimib või mitte ja kui hästi ta toimib. Samuti on oluline ka õigete annuste kasutamine, sest enamus preparaade, mida me profülaktikas kasutame, nad vajavad tasapisi annuse tõstmist kuni toimiva annuseni. Seda muidugi tingimusel, et inimesel ei teki selliseid tema elu segavaid mingisuguseid kõrvaltoimeid, sest loomulikult igal ravimil võivad olla kõrvaltoimed. Selliseid ravimid, millel ei ole üldse võimalik kõrvaltoimeid, selliseid ei ole olemas või nagu farmakoloogid ütlevad, et kui ravimil öeldakse, et ei ole kõrvaltoimeid, siis järelikult tal ei ole ka põhitoimed, ta ei toimi üldse järelikult. Nii et see on alati selline elukvaliteedi nagu hindamine, et mis kaalub ennast üle, et kas võib-olla mõningad sellised kergemad kõrvaltoimed, millega inimene kohaneb tasapisi, aga samas temal on migreen kontrolli all ja selle arvelt tema elukvaliteet on palju parem. Või tõesti, kui need kõrvaltoimed kaaluvad üle positiivseid efekte, siis loomulikult tuleb seda profülaktilist ravi ka vahetada. Ja siin me ei räägi päevadest, vaid siin me räägime ikka kuudest, et iga kuur on mõõdetav kuudega. Et jälle võtsin profülaktilist ravimit nädal aega ja see ei aidanud, see ei päde. Kõrvaltoimed, see on teine teema, aga kui efektiivsusest rääkida, et siis need on sellised alla 3-4 kuu efektiivsus nagu ravimitel ei saa hinnata, profülaktilistel ravimitel.
Aga milline on profülaktilise ravi puhul hea efektiivsus? Kas jälgitakse pigem elukvaliteedi tõusu või jälgitakse peavalupäevade vähenemist või valu intensiivsuse vähenemist, kui peavalupäevad isegi ei vähene? See ongi, kõiki neid jälgitaksegi, et peavalukliinikus töö on küll meil selline, et me võtame kõiki neid parameetreid, et me vaatame nii sagedust, valude intensiivsust, me kasutame erinevaid spetsiaalselt selleks loodud küsimustikke, mis mõõdavad otseselt peavalu puhul elukvaliteeti. Ühtlasi, mida teinekord profülaktilise raviga sageli me saavutame, on see, et ka need hood ise muutuvad paremini alluvateks hooravimitele. Ehk see on ka veel üks selline näite, mida juurde võib võtta, kui me efektiivsust hindame. Ei ole ainult üks mõõdik. Aga jah, üks põhilisi, millest me alustame, on just see peavalude sagedus. Et isegi kui tundub, et see sagedus ei lange, aga langeb selle valuhoo intensiivsus, siis tegelikult on profülaktilisel ravimil toime. Ja mingisugune toim on olemas, kuigi jällegi peab ütlema, et see sageduse alandamine on ikkagi esmane ülesanne. See, kas iga atakk eraldi muutub kergemaks või mitte, see on nagu boonus juba, mida me sageli näeme profülaktilise ravile. Põhiline profülaktilise ravi eesmärk on saavutada sellist olukorda, et need peavalud oleksid harvad. Ja kui nad on piisavalt harvad, et see on ohutu ravida ainult valuvaigistitega, kui me räägime üldse farmakoloogilisest ravist, et siis see on üks nagu põhilisi selliseid eesmärke. Kuhu tahaks jõuda. Ja. Nii, vahepeal tulnud üks küsimus, mis puudutab Tartu Ülikooli Kliinikumi peavalukliinikut. Kuidas sellele teenusele ligi pääseda? See kvalifitseerub või klassifitseerub neuroloogi vastuvõtu erialase vastuvõtu alla, ehk selleks on vaja teise arsti saatekirja põhimõtteliselt. Ehk siis patsient peaks pöörduma esmalt perearstile, perearst peaks tegema suunamise neuroloogile Tartu Ülikooli Kliinikumi peavalukeskusesse, närvikliinikus. Suurepärane. Me rääkisime ravimite liigtarvitamisest. Mis need ravimite liigtarvitamise kriteeriumid on? Sest kui ühelt poolt me ütleme kogu aeg, et valu nagu kannatada ei tohiks ja teiselt poolt on piir ees, et mis siis need piirid on, kuhu sisse võiks ja peaks jääma? Kõige lihtsam on meelde jätta 10 päeva piiri kuus, et üle 10 päeva kuus ühtegi elamusvaluvaigistid ei tohi tarvitada. On olemas madalama riskiga valuvaigistid, siin riski all on mõeldud just liigtarvitamist. Liigtarvitamise seisukohalt on madalama riskiga monoteraapia ehk üks toimeaine ja selliste rohtega nagu paratsetamool või nagu me nimetame mittesteroidsed põletikuvastased, kuhu kuuluvad ibuprofeen, ketoprofeen, diklofenak ja nii edasi. Kui ainult neid võtab inimene, siis seal on see piir natuke kõrgem, et seda lubatakse kuni 15 päeva kuus teha. Aga loomulikult, et jällegi miks on oluline nagu pikemas perspektiivis jälgida peavalude sagedust, et see olukord oleks nagu välditav, et mitte me ei oota, kuni inimesel peavalu sagedus jõuab juba sinna kriitilise piirini, millest üle siis me ei soovita valuvaigistit võtta, vaid juba ennetavalt tuleksid raviskeemiga profülaktilised ravivõimalused. Profülaktiline ravi oleks alustatud. Ja siin me rääkisime profülaktilisest farmakoloogilisest ravist, aga tegelikult profülaktika ei ole ainult tablettravi või farmakoloogia. Seal on need samad, mis me juba enne mainisin, füsioteraapia, kognitiivkäitumuslik teraapia, aga hästi palju on ka elustiili muutusest kinni, kui on vaja neid teha ja sellise mittefarmakoloogilise profülaktika individuaalse koostamisega iga patsiendi jaoks tegelebki meie keskuses eeskätt peavaluõde. Ja siis esiteks ta on kaardistamas
patsiendi rutiine nii-öelda, et kuidas tema elu näeb välja ja seal enamasti leidub midagi, mida saab muuta oma igapäevases elus selleks, et aju ise tuleks migreeniga paremini toime. Noh, hästi lihtsalt öeldes mittefarmakoloogiline profülaktika tähendab hästi struktureeritud sellist režiimipõhist elustiili. Regulaarne uni, regulaarne toitumine, piisav vedeliku tarbimine, regulaarne füüsiline aktiivsus ja nii edasi, et seal selliseid pisidetaile on tegelikult päris palju ja igal konkreetsel juhul hinnataksegi, et mida on vaja muuta. Ja mida inimene saab ise ära teha? Ja, mitte ravimid. Selles mõttes me suuname ja aitame, sest see võib, see iseenesest võib täiesti loomulik olla, et inimene ei ole lihtsalt teadlik, et kui mul on see probleem näiteks, et sellist vormi peavalu, et näiteks konkreetselt see elurežiim, mis mul on, see ei sobi selle peavaluga, ma pean siin midagi muutma, et selle peale ei pruugi inimene tulla ise lihtsalt. Mis ohud, Mark, on triptaanide liigtarvitamisel? Kõige sagedasem ongi need samad krooniline peavalu ravimite liigtarvitamist, aga see kehtib mitte ainult triptaanide puhul, vaid kõikide teiste valuvõigistite puhul täpselt samamoodi. Et see kriitiline piir on siis 10 päeva kuus, mida ei soovitata ületada. Ma juba enne ütlesin, et triptaanidel on lihtsalt kindlad vastunäidustused, et teatud haiguste puhul seda ei tohi kasutada. Aga kui neid vastunäidustusi inimesel ei ole ja õnnestub vältida seda liigtarvitamist, siis üldiselt peetakse neid ohututeks preparaatideks. Ja vahetuid selliseid kõrvaltoimeid mõned inimesed kirjeldavad. On tehtud ka selliseid uuringuid, kus on migreeni all kannatavatel inimestel uuritud, et kui mul on triptaanilt mingi kõrvaltoime, et kas minu otsus on nüüd loobuda sellest valuvaigistist, konkreetselt triptaanist ja kannatada migreeni või vastupidi, võtta migreeni hoog maha ja ära kannatada mõni tund nende kõrvaltoimetega, et siis valdav enamus migreeniga inimesi valib neid kõrvaltoimeid, sest et nad on reeglina kerged, nad ei ole ohtlikud ja nad ei mõjuta igapäevast tegevust nii palju kui migreeniatakk ise. Ma olen nõus. Mark, kui sina arstina määrad uue ravimi, mida patsient proovib, kas siis on okei, kui patsient võtab vana ravimit ka paralleelselt või ei ole, kui uus ravim kohe veel mõjuma ei ole hakanud? Kas räägime hooravimist või profülaktikast? Räägime mõlemad lahti. Okei. Et selle hooravimi puhul ma juba mainisin, et eelistatud on ikkagi monoteraapia. Et kui hoog ikkagi uuele preparaadile ei allu ja inimesel on teada vana rohi, mis tema hoogusid kas või osaliselt peatab ja uus ei toimi üldse, siis loomulikult võib selle vana rohu juurde alati tagasi minna, kui ta jällegi vastab nendele reeglitele, mida me soovitame jälgida migreeni hooravis. Siin tuleb jälgida seda, et missugustesse gruppidesse need hooravimid kuuluvad. Kui inimene on ühel päeval hooravis ühe grupi preparaadi juba kasutanud, siis samast toimerühmast teist preparaati võtta, see ei pruugi olla ohutu. Teist sõnadega, kui ta võtab ühe triptaani, et vaatab, et 2 tunni pärast paremaks on läinud ja võtab paari tunni pärast teist triptaani, see ei ole võib-olla kõige ohutum lahendus. Täpselt samamoodi võttis ibuprofeeni 2 tunni pärast, võtab hoopis diklofenaki näiteks, et see ei ole mõistlik. Aga kombineerida erineva toimemehhanismiga, näiteks kombineerida sumatriptaani naproxeeniga või frovatriptaani dexketoprofeeniga, need on sellised kombinatsioonid, mis uuringutest näidatud, et on efektiivsemad kui teised kombinatsioonid ja nendel patsiendil, kellel jällegi see monoteraapia ei aita. Nüüd, mis puudutab profülaktiliste ravimite kombineerimist, et seal seda, kuidas ma ütlen, tõmblemist erinevate ravimite vahel
soovitakse teha veel vähem, sest et profülaktiliste ravimite võimalused on, jah, nad kogu aeg tulevad juurde, aga ikkagi see ei ole selline nagu lõputu kaev, kus me üks ei jäita, kohe vahetame teise ja kolmanda vastu, et varem või hiljem meil tuleb sein ette ja siis meil on väga raske inimest juba aidata. Et ikkagi soovitakse jälgida jällegi neid annuseid õigeid ja anda aega sellele ravimile, et see hakkaks toimima ja küsimus oli ju selles, et kas samal ajal võtta muud profülaktilist ravi, seal peab vaatama jällegi koostoimete riski, seal peab vaatama ka otseste kõrvaltoimete riski, sest osadel ravimitel võib olla niimoodi, et nad potentseerivad üksteist või tugevdavad üksteise toimet, millega saab siis rohkem kõrvaltoimeid näiteks. Et igal juhul on mõistlik arutada enne oma raviarstiga seda, et kui mul on näiteks see rohi, mis te määrate mulle, ma võtan selle, aga kui see ei aita, siis kas ma muudan, millal ma muudan, mille vastu ma muudan. Ja see on iseenesest tavaline praktika, sest kõik me oleme inimesed, on ju, ja migreen on ka erinevatel inimestel ja migreeni alluvus erinevatele preparaatidele on väga individuaalne. Nii et ei tasu häbeneda, tuleb lihtsalt küsida ja arutada selline iseenda ravi, kui ma just ei ole nagu ise spetsialist sellest valdkonnas, et see võib olla kaugemas perspektiivis, eriti profülaktiliste ravimite puhul kaugemas perspektiivis kurjalt maksev, sest ta võib soodustada seda, et migreen läheb kiiremini krooniliseks. Aitäh sulle selle põhjaliku vastuse eest ja ma arvan, et see on midagi, mida kõik meie kuulajad võiks endale kõrva taha panna, keda peavalu ja ravimid puudutavad, et täitsa okei on arutada kogu see raviplaan oma neuroloogiga või ka perearstiga läbi, et mida ma teen selles olukorras ja mida ma teen siis järgmise sammuna ja niimoodi saabki paremini edasi liikuda. Sage küsimus või nüüd järgnevalt 2 sagedat küsimust tegelikult, mida meilt palju küsitakse. Mark, kui patsiendil on menstruatsioonidega seotud peavalud, mõnikord ainult 1 päev või siis 3 päeva ja ravimeid kulub palju. Ja ta teab ise ka, et need on seotud tema tsükliga, siis kas neid peavalusid on võimalik ennetada ja kuidas? Siin tuleb muidugi enne rääkida läbi, et mis on menstruatsiooniga seotud migreen ja mis on menstruaalne migreen. Et menstruatsiooniga seotud migreen on selline migreen, mille puhul naisel käivad migreenihood nii päevade ajal kui ka muul ajal. Aga menstruaalne migreen, see on eksklusiivne selline menstruatsiooni aegne migreen, ehk siis need naised kannatavad migreeniatakkide all ainult päevade ajal ja mitte mingil muul ajal. Kuna enamasti päevad on suhteliselt hästi etteprognoositavad kalendripõhiselt, siis üks sage soovitus menstruaalse migreeni puhul on kasutada pikkatoimelisi triptaane ennetavalt, mitte lühitoimelisi, vaid just pikkatoimelisi, mille puhul siis efektiivsus on nii kogemuslikult kui ka uuringute põhjal on hinnatud umbes sellisena, et 2/3 atakkidest on võimalik täiesti ära hoida. Jällegi täpsemaid soovitusi peab oma raviarsti käest küsima, et mis need pikkatoimelised triptaanid on ja millal täpselt alustada, aga kuldne reegel on see, et 2 päeva enne eeldatavat peavaluataki, siis võtta neid pikkatoimelisi triptaane. Teine sage nähtus või seos õigemini, mida naised panevad tähele, et kui naisel on menstruatsiooniga seotud migreen, siis suure tõenäosusega see on just selline migreeni variant, mida me nimetame hormoonsõltuvaks, sest kogu see hormonaalne tsükkel naisorganismis, naissuguhormoone silmas pidades avaldab mõju migreeni kulule väga paljudel naistel. Ja on piisavalt palju neid naisi, kellel hormonaalsete antibeebipillide kasutamine võib mõjuda positiivselt. Ehk siis, kui ta hakkab võtma neid
naissuguhormoone, antibeebipille, et osadel naistel see migreen läheb paremaks selle foonil, sest see võtab sellist hormoonide kõikumist väiksemaks. Seda ei tohi teha ainult sellise migreeni vormi puhul, mida nimetatakse auraga migreeniks, sest auraga migreeni puhul need hormonaalsed kontratseptiivid on vastunäidustatud. Et need on 2 põhilist soovitust sellisel juhul. Ma arvan, et see teema sai nüüd palju selgemaks. Teine teema, mida sageli küsitakse, on see, kas pikaajaline, mitu nädalat auraga kestnud peavalu on midagi, millega peaks pöörduma spetsialistile kohe. Varem on patsiendil olnud ainult ühepäevased migreenihood paar korda aastas. Sarnast küsimust mitte küll täpselt sellises, aga sarnases vormis on meieni varasemalt ka jõudnud. Et tundub, et see on midagi, mis paljusid peavalupatsiente piinab. Lühike vastus on jah, peaks küll pöörduma. Ja millise peavaluspetsialisti, kas otse perearstile ja siis perearstilt edasi kohe kiirelt neuroloogile, et siin on toimunud mingi muutus. Ja, et põhimõtteliselt jah, et meil on süsteem selline tervishoiusüsteem, et esimene, kelle poole pöörduda on perearst ja õnneks meie ajal on perearstidel on võimalus sellistel juhtudel kasutada e-konsultatsiooni võimalust ja e-konsultatsiooni kaudu saab neuroloogilt mõne päeva jooksul juba kiiresti vastuse ja igal konkreetsel juhul siis individuaalselt otsustatakse, kas see patsient vajab siis, et teda kutsutakse neuroloogi vastuvõtule või siis antakse perearstile lihtsalt juhiseid, et kuidas sellega toimetada edasi. Siin on hästi oluline muidugi, et see e-konsultatsioon sisaldaks piisavalt adekvaatset infot. Et lihtsalt, et 2 nädalat pea on valutanud, et see neuroloog ei saa aidata sellisel juhul e-konsultatsioonidel. Aga siin ongi, enamasti perearstid oskavad seda päris hästi kirjeldada. Aga patsiendi enda poolt on vajalik see sisend ikkagi, et tal on muidu olnud migreenid, mis ei ole nii pikaajalised ja et siin on mitu punkti, mida perearst reeglina küsib või peaks küsima. Esiteks, kas selliseid episoode on varem olnud, kas eelnevalt on üldse peavalusid olnud, kas eelnevalt on aurasid olnud, kuidas nad varem käitusid ajalises mõttes, kuidas nad tallusid ravile, kaasa arvatud hästi oluline, et mida selle perioodi jooksul inimene on teinud, missuguseid rohtusid on võtnud, missuguse efektiivsusega ja samuti on informatiivne ka see, et kas sellele perioodile eelnes midagi ebatavalist. Ja tervisega seotud muidugi eeskätt. Ja kui see info on olemas ilusti, siis saab kõige adekvaatsemat otsus vastu võtta. Väga tore, ma loodan, et see vastus jõuab selle konkreetse küsijani, aga ka teiste küsijateni, kes sarnast küsimust oma peavalude ja peavalu muutumise kohta mingisse teise vormi on meilt varem küsinud. Mark, kuidas ennetada seda, et kui nädala sees on jube tore, aga laupäeva hommikul ärkad peavaluga? Siis tuleb selgitada välja, miks see nii on. Ja selle taga võib olla mitu erinevat põhjust. Ja kui suurest meil ongi peavaluõde, kes aitab just neid põhjusi kaardistada ilusti. Ma võin paar näidet tuua, et mille poolest erinevad puhkepäevad ja nädalapäevad. Üks väga levinud näide on, kui kaua inimene magab. Et töönädalal kiputakse vähem magama, sest hommikul peab vara ärkama ja vara tööle minema ja puhkepäeval, mõeldakse, nüüd ma puhkan välja ja pannakse selle unele 2-3 tundi otsa, aga migreeniga ajule see režiimi muutus ei pruugi meeldida, et võib siis migreeni hoog tekkida.
Teine väga sage selline provokaator on, mis ka ilma migreenita päris sageli esineb, on see, et inimesed selleks, et olla tööl produktiivsemad, joovad hästi palju kohvi näiteks. Nädalavahetusel ei ole kohvi vaja enda arust juua ja siis tekib kofeiinist võõrutust peavalu. Ja selliseid detaile tuleb ära kaardistada ka, et rääkimata sellest, et kui mul reedel oli kõva pidu ja laupäeva hommikul on pea valutab puhkepäeval, siis on ka selge ju, et kust see tuli, aga see on ka oluline, et seda teada. Nii et kõik sellisel juhul tuleb ära kaardistada seda režiimi, et mille poolest erineb inimese režiim detailideni välja tööpäeval ja puhkepäeval. Et mis lõpuks mina ise teen teisiti reede versus laupäeva. Nii. Päris palju on siin täna ka chatis küsiti Tartu Ülikooli Kliinikumi peavalukeskuse kohta. Küsitakse, kuidas saada abi ja kuidas pääseda lõpuks neuroloogi vastuvõtule. Aga kust saab abi, kui tundub, et üldse abi ei saa või mis on see kõige kiirem viis nõuandeid saada, sest neurolooge, kes tegelevad peavaludega, on tegelikult ju 2 käe sõrmedel üles lugeda Eestis. Et kuidas saada aeg õige neuroloogi juurde ja mida sinnamaani teha võiks? Jah, et see on probleem, sest et nagu sa õieti ütlesid, et neuroloogi, kes spetsialiseeruvad peavaludel, on käputäis, aga peavaludel kannatajaid on 10 000. Ja see tingib ka seda, et meil on pikad järjekorrad, meil on kõik vastuvõtud täis ja see nõudlus iseenesest spetsialistide järele on meeletu. Siin aitab, mis ei puuduta muidugi patsiente, see puudutab tervishoiusüsteemi, siin aitaks see, kui perearstid järjest pädevamaks muutuks selles valdkonnas ja me oleme selles suunas ka juba mitu viimast aastat koostööd teinud ja ma näen oma igapäevas praktikas, kuidas aastast aastasse tegelikult perearstide pädevus selles valdkonnas on kasvanud, et järjest vajalikemaid saatekirjude või ütleme, suunatakse just neid inimesi, keda on vaja suunata. Järjekordadega tuleb arvestada, sest siin lihtsalt ei ole võimalik neuroloogi öelda, et sind ma võtan kellegi teise asemel, et kõik meil on võrdsed, et kui samasugune probleem on veel 10 000 inimesel, siis see võiks ka sees see mees, kui võib nii öelda, see, kes aja sai, see tuleb. Ja kompleksse raviga seal loomulikult tulevad veel küsimused, et kui patsient kroonilise migreeniga vajab psühholoogi, füsioterapeuti, see kõik tähendab seda, et see protsess ei ole ühemomentne, et seal ka füsioterapeutidel on järjekorrad, on psühholoogidel järjekorrad. See paraku reaalne olukord on selline, et Eesti ei ole ainus, et see on globaalne üle maailma, aga õnneks me oleme päris kõvasti edasi läinud selles valdkonnas ja ma julgen väita, et meie keskus on täiesti Euroopa tasemel, mis puudutab pädevust ja spetsialistide olemasolu. Aga see ei tähenda, et me kuidagi ei tahaks edasi areneda, et arengusuunad on väga selgelt silmade ees ja üritame seda ravi kättesaadavust igal juhul parandada. Ja on olemas ka igasugused tasulised vastuvõtud, kuhu siis jääb vahele see perearsti saatekirja vajadus, et inimene saab tasulisele vastuvõtule pöörduda peavaluspetsialistile. Ka seal on järjekord, nad on küll lühemad, aga ikkagi on ja tasuline vastuvõtt neuroloogile ei lühenda järjekorra teistele spetsialistile paraku. Nii et see on probleemne koht põhimõtteliselt nii Eestis kui ka teistes riikides. Mida meie Microventionis omalt poolt veel pakume, on see, et esimesed küsimused peavalu õelt saab täna juba läbi rakenduse ära küsida. Et selle küsimuse, kui tihti peavalu probleemi tekitavad ja millised ravimid
sobivad, nende osas peavaluõde tõesti saab juba täna ka läbi rakenduse nõustada, seda võib vaadata täpsemalt meie kodulehelt. Mida peaks tegema patsient, keda peavalud kimbutavad rohkem kui 15 päeva kuus, valuvaigistid enam üldse ei toimi ja valud häirivad igapäevaelu? Ehk see kõik on muutunud ka juba sekundaarseks probleemiks. Kas sellisel juhul on üldse mingit leevendust või lahendust? 5 päeva kuus või rohkem, see juba 15. Jah, 15 päeva kuus või rohkem, see automaatselt juba ütleb arstile seda, et see on juba krooniline vorm. Ehk siin ei saagi kogu ravi jääda ainult valuvaigistite peale. Et kõige efektiivsem lahendus on siin tõesti kombineeritud profülaktiline ravi. Kombineeritud, veel kord ütlen, koosneb farmakoteraapiast, koosneb mittefarmakoloogilisest ravist, ehk siis sama füsioteraapia, kognitiivkäitumuslik teraapia, mida komplekssemaks seda ravi saab paika, seda kiiremini ja paremini saab seda peavalu kontrolli all. Ja see kehtib mitte ainult migreenis, täpselt samamoodi kehtib pingetüüpi peavalu korral, ka teiste esmaste sagedaste krooniliste peavalude puhul. Nii et kindlasti ei tasu lihtsalt jääda ootama, et mis nüüd saab, et tuleb ikka proovida peavalu spetsialisti juurde saada. Ja otsida järgmist lahendust. Nii, üks ravimi küsimus kiirelt. Kuidas ma tean, et kas triptaan, mida ma võtan, on pikatoimeline või lühitoimeline? Jah, et see on vastavalt selle, kuidas need rohud disainitud on, et enamasti migreenihoo ravim toimib kiiresti, mis tähendab seda, et kui see ravim võtab valu ära a la, ütleme, poole tunni või tunniga, siis tegelikult meil ei ole vaja, et ta jääks sinna organismi ringlema pikaks ajaks. Seepärast need enamus disainitud niimoodi, et nad annavad kiiret toimet ja kiiresti kaovad organismist ära. Aga osa neid ongi disainitud pikalt toimima ja lihtsalt vaadates peale karbile, ega seda inimene ei teagi. Et me teame, et triptaanidest on kõige pikema toimega frovatriptaan. On olemas maailmas ka selline triptaan nagu naratriptaan, mis on suhteliselt pikka toimega, kõik ülejäänud on lühitoimelised. Nii et neist, mis Eestis kättesaadaval on, nendest pikatoimeline on ainult frovatriptaan? On kõige pikema toimega. Kõige pikema toimega. Et ma arvan, et see vastab kõige paremini sellele küsimusele. Ja, et ma lihtsalt andsin ülevaate, et maailmas on veel variante. Lihtsalt Eestist ei turustata neid teisi. Nii, nüüd on veel mõned küsimused, Mark. Ma loodan, et sa jaksad veel vastata. Et paar tükki neist pikemad ja paar tükki lühemad. Kas sa oskad soovitada kroonilisele peavalule spetsialiseerunud füsioterapeute ja psühholooge ja kuidas nende vastuvõtule saab? Eriti kitsas on meil muidugi psühholoogidega, kliiniliste psühholoogidega, sest mitte päris iga kliiniline psühholoog ei tegele kognitiivkäitumusliku teraapiaga, mis on suunatud valutemaatikale. See on omaette eraldi kliinilise psühholoogia haru. Ja neid inimesi on tõesti ainult käpu täis, et siin Tartu piirkonnas on meil peavalukliinikus ja siis mõnes erakliinikus ka on olemas need kliinilised psühholoogid. Osadel erakliinikutel on olemas ka mingil määral haigekassa lepingud minu teada. Nii et tuimalt tuleb need kohad läbi helistada ja spetsiifiliselt küsida, kas nad tegelevad valu temaatikaga, peavalu kitsamalt ja just kas neil on seda kliinilist psühholoogi, kes teeb kognitiivkäitumuslikku teraapiat. Ja füsioterapeutide poole pealt? Füsioterapeutidega natuke on parem olukord. Nende kättesaadavust mõjutab ka see, et kui psühholoog tegeleb peavalu patsiendiga ja alustab kognitiivkäitumusliku teraapiaga, siis ta tegelebki selle patsiendiga mitu kuud järjest.
Füsioterapeut konsulteerib patsiendi ühekordselt enamasti, ehk ta õpetab, mida on vaja teha ise. Ja kui on vaja, siis võib-olla teist korda veel vaatab üle, kas need asjad vajavad ajast teatud muutmist või mitte. Et seetõttu, ütleme, füsioterapeutide koormus nagu selles mõttes on natuke väiksem ja täpselt samamoodi on olemas nii haigekassa süsteemis neid füsioterapeudid kui ka erameditsiinis ja täiesti vabalt võibki nende käest, kui erakliinikust nagu otsida abi, küsida, et kas nad spetsialiseeruvad peavaludel ka või mitte, sest füsioteraapia on täpselt samamoodi hästi lai valdkond ja eelduseks on see, et inimene, kes on füsioterapeut, et tema omab vastavaid teadmisi, kuidas ravitakse, missuguste füsioteraapia võtetega ravitakse peavalusid ennetavalt. Väga tore. See tundub olevat nii, et igas modaliteedis peab olema kitsamalt spetsialist, et peavaludega tegeleda, eks ole? See paraku nii on, meditsiin on üldiselt hästi spetsiifiliseks läinud, ei saa võrrelda selle olukorraga, mis oli 100 aastat tagasi, et nüüd, kui 100 aastat tagasi tippspetsialist võis teada kogu näiteks neuroloogiast kõike, siis praegu see info hulk ja nii palju, kui meie arusaam ja teadmised haigustest, nende olemusest, nende mehhanismidest ja ravist on laienenud, see on niivõrd suur valdkond, et nüüd tippspetsialist isegi neuroloogia sees ei hooma nagu kogu neuroloogiat, et ta võtab endale kitsamat spetsialiteeti ja see puudutab teisi erialasid samamoodi. Mis iseenesest on tegelikult tore, aga teeb selle spetsialisti leidmisel raskemaks. Ravi kvaliteet selle tulemusena tegelikult ju paraneb. Ja see ongi see, mida patsiendid ka ootavad. Kas migreen haigusena võimaldab taotleda ka töövõime kaotust? Lihtsalt migreeni diagnoos kui selline ei ole piisav, sest töövõimetust otsustab komisjon selle põhjal, kuidas inimene oma eluga ja tööga toime tuleb. Ja me teame, et migreeni on ka kergemaid vorme, kus tõesti inimesel, ma ei tea, kord kuus esineb peavalu, mis sobiva ravimiga läheb poole tunniga üle, siis loomulikult, et sel inimesel, tal on migreeni diagnoos, aga see ei tähenda, et temal on nüüd puue või ta ei ole töövõimeline. Et kõik sõltub sellest, et kui palju see migreen mõjutab toimetulekut ja selle põhjal need komisjonid otsustavadki. Aga iseenesest, kui on tegemist raske migreeniga, raske migreen ei ole diagnoos, kroonilise migreeniga, mis inimest pidevalt kiusab ja tema töövõimet vähendab, siis sellega kindlasti on võimalik pöörduda. Mark, me rääkisime erinevatest raviviisidest ja nüüd on küsimus tulnud ühe uut tüüpi raviviisi neurostimulaatori kohta. Et kas sina soovitaksid proovida Cefalit migreeni profülaktiliseks raviks ja kas eelnev botox ravi võib selle efekti mõjutada? Ja, Cefali puhul me räägime sellisest ravigrupist nagu neuromodulaatorid, neuromodulatsioon. Neuromodulatsioon kasutab spetsiifiliselt välja töötatud elektriliste parameetritega vahendeid, mis elektriliselt moduleerivad või muudavad nende keskuste tööd, mis on seotud valu tekitamisega ajus. Ja tegelikult neid neurostimulatsiooni meetodeid esmaste peavalude valdkonnas on mitmesuguseid, on ka päris invasiivseid nagu aju süvastimulatsioon, mida neurokirurgiliselt tehakse väga rangetel näidustustel, aga on ka väga kättesaadavaid ja üks kättesaadavamaid ongi seesama Cefali. Sisuliselt Cefali puhul on tegemist nahakaudse elektrilise stimulatsiooniga ja igasuguse sellise lahenduse puhul me alati vaatame, et kas see efekt on tõestatud või mitte ja Cefali kohta võib küll öelda, et selle stimulaatori väljatöötamise käigus ja järgselt tegelikult
on metoodiliselt korrektseid uuringuid läbi viidud, mis on näidanudki, et see on efektiivne ravi. Ja tõepoolest ma patsientidele teinekord soovitan seda proovida ja paljud on ka abi saanud, nagu ka ükski tablett ega ükski teine profülaktiline ravimeede ei ole kunagi 100% efektiivsusega, aga kui ta juhtub sobima patsiendile, siis need inimesed on üpriski rahul, sest ta on kindlasti ohutu, ta on efektiivne ja kättesaadav. Aitäh, Mark, selle vastuse eest. Nii. Küsimus. Miks võib tekkida peavalu peale õhtust uinakut enne ööund, näiteks siis, kui magad õhtul kella 5-7? Jällegi sõltub, mis tüüpi peavalu see on, et ühelt poolt see võib olla seesama, et migreeni ajule ei meeldi selline une jupitamine ühelt poolt. Teine võimalik seletus on, kui see on pingetüüpi peavalu ja sel ajal, kui looduse poolt inimene peab olema füüsilist aktiivne, läheb ta pikali, on ta füüsiliselt passiivne paar tundi ja füüsiline passiivsus on üks olulisemaid pingetüüpi peavalu vallandajaid. Ehk siis tegelikult peaks vaatama üle oma režiimi ja võib-olla mitte seda uinakut üldse tegema, kui tegemist on migreeni või pingetüüpi peavaluga. Mark, mis tüüpi valuga on tegemist siis, kui valu on kukla piirkonnas või kas migreeni puhul võib ka valu alata hoopis kuklast? Vabalt. Ma enne nimetasin seda, et kõige tüüpilisem migreen on sellise ühepoolse valuga, aga piisavalt palju on ka migreeniga inimesi, kellel valu lokaliseerubki kuklasse. Jällegi, et ainult valu lokalisatsioon diagnoosi ei anna, et me peame täpsemalt teadma kaasuvaid sümptomeid, valu iseloomu, intensiivsust, ajalist mustrit, kuidas see käib, kui kaua need hood kestavad, mis võib provotseerida neid. Ainult lokalisatsioon seda ei oma sellist diagnostilist väärtust. Et lisaks sellele, et on see valu, peab olema midagi muud veel, mis on migreenile iseloomulik. Ja, kui me räägime migreenist konkreetselt, et migreeni puhul valu võib ka kuklas olla, aga kõik need teised kriteeriumid peavad olema ka täidetud, ehk teised sümptomid. Ma loodan, et see vastas küsija küsimusele ka. Kui mitte, siis küsi meilt veel uuesti. Mark, nii tore oli sinuga seda küsimuste vastuste vooru teha. Ja ma arvan, et me peaksimegi iga mõne kuu tagant või vähemalt kord poolaastas tegema sellise küsimuste vastuste ringi, sellepärast et tundub, et neid küsimusi ikkagi patsientidel kogu aeg tekib. Absoluutselt ja minu arust oli väga vahva ja tund läks päris kiiresti. Tund läheb päris kiiresti ja me saime küll enam-vähem küsimustele ringi peale ja osa küsimusi natuke grupeerisime ka, et me jõuaksime kõik teemad läbi käia, aga kui mõned asjad jäid veel küsimata, siis saatke meile küsimusi läbi meie Facebooki või läbi kodulehe ja kõige lihtsam, kui te tahate saada peavaluja käest nõuannet, siis küsige läbi MyPreventioni äpi ja saate väga lihtsalt täita ka peavalupäevikut. Aitäh, Mark, ja aitäh kõikidele kuulajatele. Oli taas kord tore ja kohtume uuesti maikuus. Head õhtut! Head õhtut!